tere, mina olen Mihkel Kübar, kandidaat number 352. Tema on minu poeg Miika ja meie koos hakkame sõitma lastehoidu täna. Palju on räägitud rattateedest, vaatame, mis olukorras rattateed Tartus on. Lastehoius Miikaile väga meeldib, sõidame sinna täna rattaga ja oleks kui linn rohkem lastehoidu toetaks. Väga mugav ja kodulähedane. Läksime! Tähe tänaval puudub märgistatud rattatee. Seetõttu peame jalakäijatega sõbralikult läbi saama ja ohutuse mõttes lapsega sõidan täna mööda kõnniteed. Oleme jõudnud Kesktänavale. Kaar läbi Karlova. Kesktänav on nüüd küll suur murekoht. Tõeline bardakk. Siia ei ole vist linnavõimu silmad ulatunud juba mitu aastat. Ei saa siin korralikult lapsega jalutada. Rattaga sõita on ka nii ja naa. Vaja oleks remonti teha siin, kindlasti. Oleme jõudnud Miikaliga lastehoidu Õnne 13, üks aadress. Selle taga oleks Tartus rohkem selliseid kohti. Võru maanteel jalakäijate tee peal puudub jalgratturi märgistus. Reegleid rikkuda ei taha. Seetõttu katsume sõita reeglite järgi, ehk siis autodega koos Tartu poeg. Vaatame, kuidas see õnnestub. Tartu poe juures oleme järgmise probleemi ees. Ratast ei ole kuskile panna. Jätan ratta Tartu poe seina äärde. Loodan, et keegi ära ei varasta, nii kaua kui ma lippan poodi ja toon limpsi. Nüüd sõidame Riiamäest alla, püüame jõuda Fortuna tänava Sauberlandi, et tuua ära püksid Keemilisest. Riia tänaval on ilusti märgistus olemas, kõik on korrektne, aga rattatee kahjuks lõpeb Hansa keskuse juures trepiga. Vaatame, kuidas see asi on. Oleme jõudnud Hansa keskuse juurde. Silt näitab ilusti, kus on rattatee läheb, seal on trepp. Kujutame nüüd ette, kui on tipptund, inimesed ootavad kõik bussi siin, ratturid tulevad siit, õnnetus on täitsa reaalne. Nüüd oleme probleemi ees. Otse üle jõe ei saa Fortunasse ja sildid näitavad Raeplatsi poole. Samas on ka silt on siinpool, mööda Aleksandrit saab ka sõita. Aga Fortunasse vist kõige otsem tee jalgratturil on mitte ennast tapmata üle Raekoja platsi. Rattatee mööda Küüni tänavat. Täiesti okei. Korralik märgistus. Väga võlus. Oleme jõudnud üle Kaarsilla Atlantise juurde. Ja siin võib öelda nüüd küll kiita tänast linnavalitsust. Sildid on ilusti näitavad Annelinna rattateega. Sinna saab, paremale poole minust, saab Annelinna. Usun, et sealt me jõuame ka Fortuna tänava Sauberlandi pükstele järgi. Oleme jõudnud Fortuna tänava otsa. Nagu mäletate, Atlantise juures näitas ilusti silt rattatee Annelinna. Jõudsime siia, ühtegi silti ei ole. Meie ülesanne on väga keerukas, sest me tahame tagasi jõuda Tähe tänavale, seal kus on minu kodu. Proovime siis leida tee. Oleme jõudnud Annelinna jalakäijate silla otsa. Tuleb natuke korrigeerida oma sõnu. Tõepoolest Fortunas kuni siiani on olemas jalgrattamärgistus. Mõned hädised joonised, vaevumärgatavad on tõepoolest asfaltile tehtud, nii et käitusin reeglite järgi, sõitsin õiges kohas. Olen nüüd jõudnud teise poole silda ilusti, kenasti ja nüüd on täielik hämming. Kust, kuidas edasi sõita jääb täiesti arusaamatuks. Turu juures on tõepoolest täielik korralagedus, ühtegi silti ega viidet, kus on lubatud ratturitel sõita.
Minu silmi ei näe. Ei tea. Siin on nüüd küll täielik korralagatus lahti. Kus nüüd rattaga minna? Siin on keeruline isegi jala minna. Autod sõidavad. Katsu teha vasakpööret. Sellest. Nüüd oleme jõudnud siia sektori nurga peale, Turu tänaval meie selja tagant. Leidsime üles Viida, Ropsi, Karlovasse. Näete, siit on Karlovasse jõuda rattateed, Ropsasse ja Annelinna. Meie eesmärk on jõuda tagasi Karlovasse, oma koju. Oleme Sõpruse silla juures. Silt näitab Karlova otse edasi. Minu meelest, minul endal oleks vaja saada paremale, sest Karlova asub minu meelest paremat kätt. Mul tekib lihtsalt praegu väikene küsimus, kas me mitte niimoodi viimaks Karlovast mööda ei põruta, kui siltide järgi minna. Ma keeran igal juhul paremale. Kindel värk. Oleme Õnne tänavale jõudnud, Õnne ja Salme nurga peale. Mis see salata? Linnajuhtide silmad ei ole siiamaale väga häid kuulahtunud. Kõnniteed on põhimõtteliselt väga korrast ära, rattateedest rääkimata. Salme tänav samamoodi. Praegu oleme küll rattaga, aga kui lapsega ja lapse käruga jalutada, on põhimõtteliselt võimatu. Tuleb autode vahel seigeda, sest sellise tee peal on lapse käruga väga raske liikuda. Tartu vajab remonti. Jõudsime kenasti tagasi Elu ja Tervise juures, praktiliselt siia Tähe tänavale, kus me alustasime oma tänast päeva. Mis siis kokkuvõttes öelda? Kohati on, kohati ei ole. On uusi rattateid, on vanu rattateid. Üldiselt võiks öelda, et linnas valitseb üks suur segadus ja korralagedus. Viitade osas, suuniste osas, kui ei jaksa uut rattateed ehitada, siis võiks vähemalt viidata ja leida nutikad ja leidlikud lahendused ratturitele liiklemiseks. Ilmselgelt vajab Tartu remonti, nii linnapildis üldse kui linna juhtimises. Praegune võim on lihtsalt väsinud. Puudud nutikad ideed, uudsed lahendused. Tartu vajab uut hoogu sisse. Vali Mihkel Kübar, kandidaat Karlovas ja Ropkas.